Kindralmajor Martin Herem mõne päeva eest ilmus Eesti Päevalehes intervjuu Vene politoloog Valeri Soloveiga, kes loodetavasti spekuleeris asjatult, aga väitis, et Kreml võib valmistada Eesti ja Baltikumi vastu ette suuremat sorti hübriidrünnakut ja valib selleks parasjagu 3-4 päevast sobivat ajaakent. Mis me selle teadmisega nüüd peale peaksime hakkama? Esiteks ma ei tea, millised on härra Solovei allikad ja ma ei oska hinnata tema teooriate tõenäosust. Aga kas Venemaa midagi planeerib, siis ütleme nii, et üldiselt ma arvan küll. Selleks, et mõjutada ja hoida oma mõjuväljas nii-öelda lähivälismaad, sealhulgas neid riike, kes juba on NATO-s, ma arvan, et mingid plaane kindla peal tehakse. Nüüd, kui värvida seda selliste kontrastidega, et 2-3 päevane haken, siis see haken peab olema kindla peale suurem. 2-3 päevaga võib liigutada 100 kilomeetrit ja 100 kilomeetrit üksuseid, aga sellega ei saavuta tõenäoliselt eesmärki. Ja pealegi, ega me siis pärast seda 2-3 päeva võib-olla edukat hübriidsõjalist agressiooni ei jää õnnetu näoga käed rüppes istuma. Et sel juhul see konflikt raudselt kestaks edasi ja selleks on vaja ikkagi pikemat akent, et oma eesmärk saavutada. No, hübriidsõda ilmselgelt ei tähenda ka ainult sõjalise jõu liigutamist, et kõik muud elemendid ka, eks. Nagu ma ütlen, et ega me ei ole õnnetult käed rüppes ja ma ei pea silmas ainult relvastatud riigikaitset, et meil on ju ka muid valdkondi, kus võetakse midagi ette, meil on ka teised liitlased lisaks Ameerikale, nii et ma arvan niimoodi, et üldjoontes artikkel räägib õiget juttu. Mingitel põhjustel, võib-olla ka mingitel alustel on seal sellised tugevad kontrastid sees, nagu planeeritakse hetkel mõnepäevane aken, mis ühest küljest teeb artiklit huvitavamaks ja loetavamaks, aga ma ei ole kindel, kas see praegu päriselt niimoodi ka teise pool Peipsit juhtkonna peades niimoodi toimub. Kas äkki selle artikli eesmärk oligi hirmutada? Sest hirm ei ole väga hea. Ütleme, kui me juba tunneksime hirmu, siis me juba oleme teel paanikasse. No, mind esiteks ei hirmutanud. Aga kui me hakkame nüüd... Aga ma mõtlen suuremaid masse. Ja kui me hakkame nüüd analüüsima, mis oli artikli eesmärk, siis sellega me kaldume kuskile sinna, et on, kas me teame, et nad teavad, et me ei tea, et nemad teavad. See läheb väga keeruliseks ja ma ei näe, et selle artikli tulemusel oleks väga palju kedagi hirmutatud. Pigem on see järjekordne arvamusartikkel ja ma ei näe, et sellest oleks ühiskonnas väga palju mingeid võnkeid tekkinud. Suve aeg. Just, on nagu tähtsamaidki asju võib-olla inimestel või mitte tähtsamaid, vaid tõenäolisemaid muresid kui see, et Venemaa 3 päeva jooksul lähiajal teeks Eestile midagi kurja hübriidsõjas. Aga milliseid plaane nad peavad? Kindlasti planeeritakse siin ja sealpool. Te ütlesite, et plaane peetakse. Ja, nüüd me jõuame selle juurde, et ma ei tohiks näidata, mida ma tean nende plaanidest. Nii et ma neid väga palju kommenteeriks, aga üldistatult öeldes kindla peale ei ole tänane geopoliitiline olukord Venemaale sobib, kus tema lähinaabrid ei ole temast sõltuvad. Ja seda ta kindla peale tahaks ümber kujundada. Nende ümberkujundamistes on erinevaid tööriistasid, majanduspoliitika, kuritegevus, informatsioon, küber sealhulgas ja ka sõjalised jõud. Ja Venemaa oskab kasutada neid kõiki üheaegselt korda mööda sõjaliste eesmärkide saavutamiseks. Nii et selles ei ole küsimust. Suur tänu teile. Palun.